Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot ja täna me räägime steroididest. Oi, kõigile meeldivad steroidid ja kellele ei meeldi steroidid, nendele meeldivad need inimesed, kes panevad steroide, sest neid saab mõnitada hästi palju, sest nad on kõik lollakad ja värdjad ja idioodid ja üleüldse, ma ei tea, mida iganes, igastes, nad on kõik lollid, jah. Ja steroidid järelikult on toredad asjad, sest jutuainet pakuvad kõigile palju. Et nii kui mingi suur mees kuskilt läbi kaubanduskeskuse kõnnib, siis on kohe esimene asi. Kõik teavad, isegi 5-aastased väiksed poisikesed ja tüdrukud teavad, steroidid ja steroidid kõnnivad otse mööda. Nii, aga täna siis mina tahaks rääkida ühest sellisest toredast härrast. Nii. Ja mina jälgin seda meest juba päris pikka aega. Üritan seda nime mitte mõrvata. See on siis härra Seth Ferozi. Ja tema siis on IFBB profikulturist. Mingi aeg ta lõpetas võistlemise ära. Mingitel võistlustel tal vist natuke läks seal halvasti ja mingid diureetikumidega sattus haiglasse ja värki ja ma ei tea, mis ta seal üle paugutas või mida iganes ja igastahes võistelda ta nagu enam ei tahtnud. See info on ka kõik netis üleval, ta oma videodes ja asjades räägib sellest kõigest, et siuke, mis ma siis ütlen, et päris hea geneetikaga siuke tüüp, selline väga hull tööloom, hästi aus, hästi inspireeriv, vist ütlesin juba, et hea jutuga on, hästi roppu suuga, täpselt, mis Ivole meeldib ja paljudel teistele ka ilmselt ja temal on oma YouTube'i kanal ja teeb oma kuradi podcast'i ja värki ja kõike ja kes teda ei tea, soovitan minna vaadata. Jah, täitsa. Nii ja kutt siis laadis üles mingi aeg sellise video, et miks tema steroidide paugutamise siis nii-öelda ära lõpetas. Ja igasugu kangekraami ja ma ei tea, insuliini ja kasvuhormooni ja mille kõigepealt ta maha tuli, et kaaludes siis seal kuskil üle 110 kilo ja siis nüüd ta on siis alla 95 kilo kaaluv. Kuidas ta ütles, et seksikas emanikkuja või. Et mina kindlasti ei mõnita siin kedagi, et need ongi tema enda sõnad. Mina lihtsalt inglis keelest tõlgin otse siis eesti keelde need asjad, mida siis tema on nagu öelnud. Ja kindlasti ma tahaks välja tuua sellise punkti, et tema räägib nagu alati, et ükskõik mis spordiala või asjaga me nagu tegeleme, et see on kindlasti meile on ju oluline. Olgu see siis jõusaal või mingi mis iganes teine spordiala ja ilmselt see meile selle hea tunde annab ja hästi meid maandab ja jõusaaliga paraku on nii, et mõni inimene tahab sinna need steroidid on ju juurde lisada, sest oleme ausad, kui sulle juba meeldib trenni teha ja siis sa paned need steroidid sinna ja kukud kasvama ja saad selle hea enesetunde ja kõik jutud, et miks mitte on ju, et see on nagu, mis ma inimestele oskan öelda, kes jõusaalis ei käi, et see on nagu me hakkame pidu panema, on ju, et pidu meeldib panna mingis vanuses, on ju, väga äge on. Aga kuidagi kuiv on istuda seal klubis või pubis või kus iganes üritusel on ju. Siis paneme sinna alkoholi juurde. Nii, siis paneme sinna hea toidu juurde ja siis mõned inimesed veel panevad narkotsi ka korralikult. Vot, ja siis tuleb alles pidu raisk. Siis paneme nii kõvasti pidu, et vahepeal ei saa pidamagi, mitu päeva jutti kohe paneme. Ja see olekski siuke hästi lihtne näide siis, et miks steroidid nagu tegelikult on ägedad osade inimeste jaoks seal jõusaalis, et eks nad sellise vägeva kihvti tunde annavad, kurat mõni tarvitab neid, läheb 2 korda suuremaks ja tugevamaks, okei, mitte päris 2 korda, aga lihasmassi saab sealt küll võib-olla 15-20 kilo lisa, kui naturaalsena võib-olla saaks, on ju. Ja lihtne luu siis härra Sethiga on ju, et tema muidugi võistlemise lõpetas ära, aga
trenni ikka meeldib ju edasi teha, et see on see maandav kuradi koht ja see jõusaal on see mõnus asi paraku paljude meie jaoks on ju. Ja noh, ongi, et aineid pani ta ikka räigelt edasi, noh, et jah, kui meeldib, siis meeldib, noh, mis ma ikka oskan öelda, on ju, et paljud teevad trenni näiteks ja ei taha nendest ainetest midagi kuuldagi ja nendele meeldib nagu naturaalselt seda asja teha, noh, see on nagu mõni inimene läheb kainelt peole ja viib pärast sõbrad autoga koju ja ilmselt saab ka oma laksu sealt kätte ja on rahul eluga, on ju. Aga vot, mõni tahab neid aineid tarvitada ja noh, kurat, ongi siuke intensiivne elukas ja no mis sa teed, on ju. Ja igastas lähme siis edasi, et mees rebestas kuidagi läbi lolli juhuse oma triitsepsit, et minu meelest oli nagu mingi jalgrattaga, ma ei tea, kas kogemata tegi seal mingit trikki või värki ja lihtsalt rebeneski triitseps ära ja noh, oleme ausad, eks ta seal mineku peal oli niikuinii juba, et kui ta mingi jalgrattaga juba vaikselt läks, et siis jah, oleks ta varsti seal jõusaalis või kus iganes on ju läinud, et oma mingi tava igapäeva asju võib-olla tehes või komistades või noh, vahet ei ole. Ja noh, peale seda muidugi läks ta arsti juurde ja seal ikkagi aetakse sind kohe nagu vereproovi tegema. Noh, ja eks sealt vereproovist kohe nagu selguski, et noh, steroidid teevad kehaga ja igasugus ise elunditega on ju oma töö. Et seal olid tal mingid vererõhu, hemoglobiin, mis iganes veel näitajad on ju, maksanäitajad, kõik olid nagu halvad. Ja tema enda sõnade järgi siis oli vereproov oli läbi nikutud korralikult, jah, kui otse eesti keelde jälle tõlkida. Nii, ja mees käis siis operatsioonil on ju ära, see triitseps tehti tal ilusti korda, kinnitati ära seal, aga need vereproovi näitajad ja asjad olid nii-öelda ikkagi läbi nikutud tal korralikult. Ja noh, see arst, kes ta siis nii-öelda kokku lappis ja ära päästis seal, see siis ütleski talle, et noh, hetkel ei ole veel kõige hullem see asi, aga kuskil noh, 10 või 15 aasta pärast hakkavad siis sul tõsised probleemid ilmselt tekkima. Ja noh, kes siis ei tea, et need hardcore kulturistid, kes siis aineid panevad on ju korralikult, nendel siis kuskil, noh, ma ei tea, seal 40-50 vahel viimasel ajal on hakanud ikka tulema neid mehi, et lihtsalt kas saavad oma mingid infarktid, insuldid, mingid maksakahjustused, neerud ütlevad üles, et noh, need on sellised tavalised asjad ja noh, kõige halvemal juhul lihtsalt surevadki mehed ära ja neid juhuseid ei ole üldse nagu vähe olnud, on ju. Ja just nende kuttide puhul, kes siis ütleme nii, et kuida ma ilusti ütlen, et ei suuda siis õigel ajal ära lõpetada seda asja, on ju, et eks selle kehaga nii ole, et vist noh, mingi aeg nagu keha inimesel kannatab seda nii-öelda väärkohtlemist siis ainete poolt või kuidagi. Aga jah, et lõpuks hakkab kuidagi tervis alla andma, jah. Ja seal videos siis mees rääkiski, et noh, peale operatsiooni siis hakkas ilusti toituma, võttis mingeid ravimeid, noh, tuli oma suurte ainete koguste pealt minu meelest maha, jäi siis selle TRT doosi peale, testosterooni ravi siis nii-öelda. Ja siis ta sai oma verenäitajad ja asjad kõik nagu korda ja noh, ütles, et mingi aeg ta siis hakkas jälle proovima, et mitte midagi väga hullu, aga noh, pani ikka natuke ühte ainet juurde veits ja siis pani ikka toitu kangemat, noh, nagu kulturistid ikka tahavad seal mingi, ma arvan, mingi 4-5-6 tuhat kalorit ja noh, et ikka massi jõudu värki, noh, nagu harjunud on ju. Ja oligi, läks vereproovi andma ja jälle kõik need samad asjad olid paigast ära tal, vot. Ja siis kutt saigi nagu aru, et jah, aitab sellest naljast, on ju, et tema keha enam ei ole suuteline selliste asjadega nagu läbi saama nii-öelda sellistes kogustes ja noh, et elu on ju hea, pere on, lapsed on, kõik on nagu
tal on, ma ei tea, minu arust mingi mitu äri seal mingite kuttidega, et vaeneda ka nagu ei ole, et üldiselt nagu läheb väga hästi ja noh, et lihtsalt midagi ei olegi teha, et tuleb siis lõpuks loobuda nendest steroididest, on ju. Ja noh, minu meelest ka väga mõistlik otsus ja noh, kui ikka enam ei saa, siis ei saa, on ju, et on ju palju teisi asju elus, mille nimel elada, mina arvan. Ja igatahes ma soovitan kõigil väga vaadata seda videot, et vahet pole, kas te panete aineid või olete naturaalsed olnud algusest peale ja kavatsete olla kuni elu lõpuni. Mis seal vahet on, et noh, vaadata võib ju ikka, et äkki mõni sõber paneb kemmi ja siis noh, saate nagu võib-olla rohkem tema mõttemaailmast ka nagu aru, et jah. Oma videodest ta räägibki ausalt nagu elust enesest, et noh, kui raske näiteks on olnud tal mingid asjad minevikus, et kui raske praegu on olnud see kemmi pealt nagu maha tulemine, et kui hea meelega tõmbaks räigelt mingi anatrolli sisse ja oi, kui oleks tore jälle massi tuleks jõudu kõike, et enesetunne oleks vägev, on ju. Ja et noh, kuidas ta tunnebki, et nende ainete pealt maha tulemisega siis ta kaotab nagu osa endast nagu, et sellest, kes ta nagu on olnud kogu aja ja et kindlasti sellega on väga raske toime tulla, et see on nagu sama hea, kui narkomaanil võtta on ju narkootikumid ära ja noh, see tunne, mis ta nendest on ju saab, et seda ma arvan, et inimese aju mäletab nagu elu lõpuni ja noh, nagu osad narkomaanid on rääkinud, et nad unes näevad, kuidas nad süstivad ennast jälle või kuidas nad suitsetavad jälle või mida iganes, et noh, ilmselt aju mäletab seda head tunnet ja tahaks ikka nagu seda tunda jälle, et eks see sõltuvus kuskil seal sügaval sisimas ikkagi on alles. Ja ma arvangi, et noh, lõpetuseks, ma kohe lõpetan ikka nagu mul need lõpud on, ma ei tea mitu minutit, et lõpetuseks siis võikski nagu öelda, et ega need alkohoolikud või alkoholitarvitajad, isegi kui ainult juua nädalavahetuseti, on ju, need, kes panevad mingeid narkootikume ja asju, et eks kõik need inimesed seisavad tegelikult sarnase probleemi ees, et mingi aeg, on ju, see keha suudab neid lööke vastu võtta, aga varem või hiljem mingis vanuses tuleb nagu ära lõpetada need asjad. Seda ma võin teile garanteerida, et noh, nagu nende steroididegagi, ütleme kuskil seal 45-50, kui ikka tarvitada mingeid aineid järjepidevalt, et kuskil seal kandis need pöördumatud tervisekahjustused hakkavad, ma arvan, tekkima, igasugu maksakahjustused ja asjad alkoholi puhul näiteks. Ja noh, seal ei olegi enam mitte midagi teha, vot. Et ilmselt kui mingi alkoholisõber, kes iga päev tahab õlli panna, on ju, läheks samamoodi oma vereproovi, laseks teha, ma ei usu, et seal kõik korras on. Et raudselt kõik need samad näitajad, mis mingi kemmi puhul ilmselt jah, need paigast ära on vägagi. Mõnes mõttes tore on vaadata, kuidas inimesed mõnitavad neid steroiditarvitajaid ja siis õhtuti tõmmatakse ikka õllel punn maha ja või nädalavahetustel juuakse seal kuradi normaalselt sõpradega ja tõmmatakse jumala perse ennast kuskil saunapidudel ja noh, lõppkokkuvõttes ongi see, et mis te nagu ise paremad olete tegelikult. Et ega väga suurt vahet ei olegi, et vähemalt need kemmivennad üritavad nagu tervislikult toituda ja igasugu toidulisandeid võtta ja mine sa tea, et noh, kui õigel ajal taibatakse nii-öelda nende ainete pealt maha tulla, siis noh, kõik need teadmised ja asjad tervislikust elust nagu jäävad ju alles, et ma ütleks, et võib-olla need kemmimehed on palju paremas seisus kohati, kui siis need alkoholi ja narkootikumide sõbrad. Aga jah, et tõmbakski siit siis otsad nagu kokku ja ma ei hakka siin väga pikka lõppu tegema, et järgmises videos ilmselt juba näeme. Ivot saab ka jälgida kuskil Instagramis, kus ma mitte midagi ei tee. Peale selle, et panen story vahepeal sellest, et ma video olen üles laadinud ja noh, võib-olla tuleb mõni ilusam vormipilt ka siin, kui Ivo vormi ennast ära saab, et jah. Aga selleks korraks ongi kõik ja ilmselt sellistel kihvtidel steroidi teemadel kunagi räägime veel. Jah, aga
tänaseks siis kõik ja nägemist kõigile, tšau!